kuulate veebiraadiot. Lihtsalt ja keerutamata. Riiklik maffia. Kes selle riigi maffia vastu ikka saab? Kas riik, kui sooritab kuriteo, pääseb alati karistuseta? Saates külas endine Eesti allilma liider ja praegune kirjanik Meelis Lao. See, mis sa küsisid 90. kohta, oli hästi selge, et kukkus kokku üks riik, tekkis vaakum. Ja kuna meil ei olnud ei sõjaväega, ei politseid, ei kaitsepolitseid, mitte midagi ei olnud tegelikult. Oli ainult korrumpeerunud mendid, endised miilitsad. Siis kuidagi oli vaja seljad kokku panna sellega kuidagi tegeleda ja kuidagi me saime hakkama sellega. Aga nüüd lähme siis jutuga ametnike juurde, et siis läheb näiteks me kõik leidsime mingisuguse tüübi, keegi tark, me suutsime mingi targa inimese valida ja panna valitsuslooma. Ta läheb sinna, rahvas ütles, näed, et jah, me anname sulle volituse teha seda. Ta läheb sinna ja mida ütlevad ametnikud? Näe, me ei tee seda. Nüüd me jõuame selline, kes siis meie riiki juhib ja kes need ametnikud sinna panid. Me ju kõik oleme kuulnud neid lugusid, kuidas keegi ametnik saab mingi konkursi kaudu, kuidas neid konkurse mõjutatakse ja nii edasi. Põhiseaduse preambulis on märgitud siis selline koht on eesmärk justkui võiks olla siis eesti keele, rahvuse, kultuuri säilimine läbi aegade. Tegelikult minu arust see võiks olla eeldus eesmärgi poole liikumiseks. Aga eesmärki kui sellist mina ei ole veel kuulnud, et keegi ütleks, et mis meil siis see lõppeesmärk olla võiks. Sellega, mis meil valitsuses toimub, et igasugu suusatajad ja muud asjad. Ma arvan, et meie saate üks põhirõhk peakski olema tegelikult need, kes mõtlevad, nad ei tunneks ennast üksinda. Ja ma tahakski veel seda ka öelda, et tegelikult Maik Kalamus on hakanud nüüd nii-öelda asja muutma paremaks. Et ta oma meeskonnaga on siis MTÜ Konservatiivne Eesti loonud ja ma loodan väga, et kui see ikka juhtub, et e-valimised seljatatakse, no siis hakkab asju juhtuma õiges suunas. Ma olen täiesti veendunud, sest rahval on täielikult kopp ees, mis toimub.